räägin hindadest ka või? Selle said. Selle võitsid või? Jah. Handmade teeb. Nüüd ma olen tegelikult põhimõtteliselt 24. detsembrini iga päev poest tööl. Olime ära. Mul on Soulahe poest vaba päev ja mis mina teen, ma hakkan tegema küünlaid. Ehk siis jõulukingiks. Ma olen iga aasta teinud. Mulle meeldib mõte, et jõuludel sai kingi kellelegi raha või sai kingi mingit kinkekaarte ja nii edasi, vaid sa kingid midagi, mida sa ise teed, mis on niisugune tore asi. Et see on siis üks asi, mis läheb jõulupaki sisse ja ma olen iga aasta teinud küünlaid küll erineval kujul ja see aasta tulevad täitsa teistsugused. Aga jah, ühel aastal me teinud ise oma tšilliõli, mida me väga pidevalt ise kodus tegime ja jagasime inimestele. Ma olen teinud ise kehakooriaid, huulepalsameid, bla bla bla. Ja tegelikult küünlad, kus juures on üks asi, kui ma alustasin Soulahega 3 aastat tagasi, 2,5 aastat tagasi, midagi sellist, siis tegelikult oma esimestel marketitel ma käisin niimoodi, et mul olid ehted ja mõned küünlad ka. Aga siis ma viitsin neid vedada ja nii edasi, nii et ma siis keskendusin ainult ehetele. Nii et küünlad on ikkagi siuke väike hobivärk mul ja mul on päris palju küünlamaterjali kodus ja on võimalus, et tulevikus ma teen küünlaid ka mingil määral, aga praegu ma teen neid jah, kas iseendale või kingituseks. Nii et tegelikult ma peaaegu ei oleks filminud seda siia vlogi, kui ma ei oleks eile sõbrannale pilti saatnud, et ma teen küünlaid ja siis ta mingi, oh my god, see on kui lahe, äge mõte, kui ma oskaks, ma tahaks ka teha ja siis ma mingi davai, ma teen video. Ma küll ei viitsi teha neid õpetusvormis, neid on küll ja küll siin YouTube'is, aga ma näitan, kuidas ma teen. Suur kast küünla asju ja ma kohe näitan siia sahtlisse ka ja siia sahtlisse ma kogun vanu küünlajääke, et neid taas kasutada. Ja näiteks eelmine aasta oli mul selline ginger vanilja lõhnaga küünal ja siis kuna siia põhja jääb alati mingi osa, siis ma kraapisin selle põhja ära ja saan sellega lõhna oma tänastele küünaldele. Nii et nad on veits nagu recycle ka. Aga siin on mul siis igasugu stuffi. Üks aasta ma tegin sellised kuusekesed näiteks. Ja siin on nagu kujuga küünlavärki. Mul on siin värve. Ma ei tea, kas neid kutsutakse tahiini või? Ei, tahiini on see asi, mis sa paned omal sinna. See on toit ju. Ma ei tea. Igal juhul need on need küünlavärgendused. Ja ma siis tegelikult osa asju juba tegin ära, nii et ma näitan. Ma ammu ostsin sellise asja ja see on mul olnud tegelikult aasta otsa ja mul on neid mitu tükki. Ma olen ammu tahtnud teha sellist suurt küünalt, mis siia peale ma panen kristalle ja nii edasi ja see läheb mul sisekujunduselemendiks Soulahe poodi tegelikult tulevikus, järgmine aasta. Nii et ma proovin ära, kuidas see toimib, aga ma ostsin see aasta sellised, kuna see on praegu väga popp, on sellised küünlad, siis ma ostsin poest sellise komplekti Martini klaase ja kavatsen teha sellise espresso värvi siis küünlad ja ka panen siia peale kristallid, teen niisugused tagasihoidlikud, ilusad, loodetavasti tulevad luksuslikud küünlad siit ja need lähevad siis jõulupaki sisse kingituseks. Mina teen küünlaid sojavahast või siis ma miksin kookose ja sojavaha ja kui ma tahan teha selliseid kujukesega küünlaid, ehk siis nad ei ole kuskil vormi sees, siis siia ma saan panna ainult sojavaha, sest kookosavaha on liiga pehme, ta võib nii-öelda laiali valguda või sulada liiga kiiresti, ehk siis seda ei saaks sinna panna, aga topsi sisse ma võin panna segu, aga täna ma panen ainult sojavaha, pluss nagu ma ütlesin, siis siin on siis mul sojavaha ja siin on mul siis tegelikult see põhi, mis ma enne näitasin, mis on kui hea gingeri vanilli lõhnaga ja ma segan need kokku ja ma saan siis nii-öelda uue küünla ja mul on juba lõht sees. Ja asiga, mida ma jälgin siis, kui ma ostan poest, et see oleks kindlasti soja või kookose või mingist sellisest vahast küünlad, et need, ma ei mäleta, kuidas seda vaha kutsutakse, see, teate, see vanaaegne kõva selline valge vaha, tavaliselt kasutatakse tegelikult seda, ta tavaliselt on kõige odavam ka ja neid kasutatakse väga tihti lõhnaküünaldes, sellepärast, et seal sees on bensiin ja see siis annab väga palju seda lõhna, ta võimendab lõhna, mis tegelikult suures pildis on halb, sest kui sa toas küünalt põletad, siis sa põletad omal toas veits bensiini
ja võib juhtuda, et sul, kui sa ühes kohas ainult küüned põletad, siis sul võib lakke või kuhu iganes tekkida tahma. Nii et see ei ole väga tervislik, see ei ole hea, bla, nii et mina selliseid küünleid ei osta ja ma ei tee ka. Nii et mina teen ainult sojavahast küünleid, aga hakkame pihta. Ja tegelikult seda lõppu ma näitan teile siis mingi muu päev, sest praegu hetkel ma hakkan tegema neid espresso küünlaid ja siin on mul tegelikult erinevad mingisugused lõhnad ka, mida ma siis praegu nende kingituste omas ei kasuta, sest mul on siin juba jõululõhn olemas ja ma segan need kokku ja ma saan sealt väga hea jõuluse põhja ja siin on mul mimosa ja mandariini oma, mis on ülihea lõhnaga. Need ma võib-olla miksin kokku siia hiljem või panen ainult ühe, ma veel ei tea. Ja siis mul on selline asi, mida ma varem pole kasutanud, nii et täna läheb esimest korda kasutusse. Mul on olemas sellised kleepsukesed, mõlemalt poolt on need kleepsud, panen selle kleepsu siia külge, tõmban siit selle paberi ära ja siit poolt kleebib ka ja siis ma panen selle küünla põhja niimoodi, nagu siin on näha ja siis on mul sellised puustvärgikesed, mille ma siis asetan täpselt siia küünla keskele, et kui ma hiljem hakkan vaha siia valama, et ta jääks otsa, et ta ei vajuks kuskile külje peale ära. Nii et need on mul ette valmistatud, nüüd tuleb minna kuumutada vaha. Tegelikult, kui sa tahad küünlaid teha, sul on vaja vaha, sa võid oma eelmise küünla topsi võtta, põhimõtteliselt sul on vaja seda tahiinit sinna, tegelikult ma ei tea, mis selle nimi on. Ja sul on vaja potti, eraldi potti, et ma seda potti söögi tegemiseks ei kasuta, et mingi pisike pott, millega kuumutada oma vaha vesivannis ja tegelikult väga lihtne lõhna ja värve, need on juba nagu mingi ekstra asjad, et tegelikult sul ei ole neid ka vaja. Ja ma räägin, lõhna tegelikult sa võid saada oma eelmisest lõhnaküünla jupist, et sellesse segad sinna sisse ja sa saad sellega omale lõhnaga juurde tegelikult. Nii, ja nüüd on siin see kuum vaha valmis. See on väga-väga ohtlik, nii et sellega väga ettevaatlik olema. Ma ei ole seda kunagi kasutanud ja üldse ei julge seda kasutada. Taha, et kõik kohad vaha täis oleks ja ma panen praegu siia, et ma pean ootama, et see maha jahtuks 80 kraadile, et panna siia sisse värvi. Ma ei julge oma kätt siia üldse panna, nii et ma arvan, mul ei ole seda piisavalt. Nii et siit saab võib-olla ainult 2 tükki. Aga kunagi, kui mul ei olnud neid asju, siis ma võtsin need sushi pulgad, tegin pooleks ja panin teibiga niimoodi, et siia vahele tekiks see vahe ja siis ma sain need nagu panna siia. Nii et ei ole kõiki neid asju tegelikult vaja, saab mingi koduste vahenditega ka. Kuskil parem see termomeeter, ma ei tea, miks ma sellega pean tegema, see läheb nii kaua. Kui tahate teada, palju värvi sisse võib panema, mul pole õrna aimugi, sest ma ei kaalunud mitte midagi niikuinii, nii et ma lihtsalt panin veits. See on täitsa espresso värve olemas. Ma arvan, et ma saan siit ühe, maksimaalselt 2 küünalt. Aga mul ei olnud suuremat potti, nii et ma pean tegema siis ükshaaval. Ma ei tea, kas panna juurde värvi või mitte. Ma nüüd hakkasin mõtlema, et ma vist oleks pidanud panema selle värvi kuumutamisel siia sisse, mitte nüüd, sellepärast, et see on juba nagu nii maha jahtunud, et see värv ei sula siin sees õigesti ära. Aga tead, on mis on. Ega ma uuesti ometi seda kuumutama ei lähe. Nii et me läheme. Okei, ma viskasin selle korra sinna vesivanni, aga see vist ei aidanud, siin on ikka nagu siuke, ta ei ole ühtlane värv, aga tead, vahet pole. Nii et läheb siia. Tükis... Kuule, aga tegelikult see on päris lahe võib-olla isegi. Esmapilgul need ei näe välja sellised, nagu ma planeerisin. Siin on natuke vähem ka. Nojah, mis seal ikka. Aga tegelikult võib-olla need on päris lahedad, nagu siuksed kokteilid. Ja see peale ma siis lähen toon Soolapoest mõned kristallid. Panen siia peale kristallid. Aga nüüd me peame ootama, et nad maha jahtuks. Ja nüüd, kuna mu pea valutab ja ma ei jaksa midagi teha, või noh, selles mõttes, et ma ei jaksa niisama ka istuda, siis ma teen kaarte. Ja ma teen jõulupaki sisse paar kaarti siit
mul on sellised lahedad värvipliiatsid. Ehk siis nagu näevad välja nagu tavalised pliiatsid. Siis ma joonistan nendega ära. Ja siis võtan märja pintsli ja värvin ära. Või siis kasutan neid, ma veel ei tea. Ühesõnaga, teen mingit lihtsa. Panin teibi siia. Siit tuleb minu kuusepuu. Ja hakkan siis värvima. See on küll kuusepuu värv, aga ma alustan mingist heledamast. Siis ma lähen tumedamaks. Ma vaatasin mingit Pinterestist, mingit inspiratsioonivideot, nii et see võiks olla väga lihtne. Kas päriselt ka on, ma ei tea. See peabki jääma selline laiguline. Ühe käega on veits keeruline seda siin teha, eks ole, aga nii jätame selle siia, et mul siit alla ei kukuks. Jumala nummi ju. Ainult, et veits rikkusin selle ära siit. No kuidas teile meeldib minu jõulupuu? Ma vist pean midagi muud tegema. See näeb väga imelik välja. See pidi tulema kunstiline. Mitte siuke. Seda tippu ma ei oleks pidanud sinna tegema. Okei, mul on uus plaan. Ma teen hoopis siit tulevad sellised rippuvad jõulukuuleid ja siis ma kirjutan Merry Christmas ja see tuleb hoopis minu kaart. Nüüd ma kasutan pliiatseid ikkagi. Nii et hakkame tegema kuule. Siit tulevad minu pallikesed rippuma, nii et ma teen hariliku kätte ja siis ma värvin ära. See siin on vähe parem kui minu kuusekene alguses, aga värvisin need siis nende vesivärvi pliiatsidega ära ja nüüd ma võtan veits vett ja hakkan seda siit laiali ajama. Ja nüüd mul on, ootan kuniks ära kuivab ja siis mul on selline peenike marker, millega ma teen siit kontuurid ja need lipsud. Tegin selle markeriga jooned ja minu meelest täitsa numpsu. Ja siit tulevad veel sellised. Täna on pühapäev. Homme on 1. detsember. Just nii. Ja me liigume nüüd tea, kas täna on 1. advent või? Kas ei ole ka detsembris või? Aga need on pühapäevad, ei ole või? Jaa. Ma ei tea. Me läheme poodidesse. Meil on tegelikult 25. detsembril siis toimub meie juures jõulupidu. 8 tükki on meil kokku. Teeme sellised pakid, mis ongi sellised võib-olla natuke fancy'mad tarbimisasjad. Ma ei tea, trüffiliõli on näiteks pakis ja nii edasi. Tegin ise kaardi ja küünla ka. Et tulevad sellised kingitused, sest ongi, et mina ei tea, mis teist seal vaja on ja kõigil on kõik olemas ja sõnaga see on siis kõige nagu, tundus meile kõige lahedam mõte, mida teha. Nii et me läheme täna otsime, siis meil on tegelikult ühed kotikesed, kuhu need asjad sisse panna, sellised nunnud ühel on mingi põhjapõder, punase ninaga, mida iganes, kotid on, aga teine alternatiiv oli korv. Nii et kui me leiame mõne korvi, siis me tahaks teha korvi sisse need asjad, aga kui me ei leia head korvi, siis lähevad need sinna koti sisse, see on siuke nunnuga tegelikult. Ja siis meil on üks kinkekaart, mis me saime Annilt ja Poolilt. Saime sellise kinkekaardi. Et lähme vaatame sealt, me saime siis kihjumise kingituseks Annilt ja Poolilt. Siuke kodupood. Vaatame, võib-olla läheme ostame omale voodipesu mingi fancy või midagi sellist. No selles mõttes, et meil on voodipesusid nii palju, et meil ei ole mõtet juurde osta ja meil on tegelikult linasest ja nagu heast materjalist voodipesud. Mingid köögirätikuid asju nagu ka, otseselt pole vaja neid, ma võin osta T-Martist mul suva. Aga asi, mida ma väga tahaks ja mida ma ei ole raatsinud endal osta, on CD voodipesu. Aga mina ei taha neid osta. Ansa ka ei taha. Ja, ühesõnaga lähme vaatame, äkki saame CD voodipesu endal osta. Või no lähme vaatame, mis seal poes huvitavat on. Okei, ma ütlesin, et ma olen nõus nüüd ostma, aga võimalik, et magame nende vahel ainult ühe ööl. Siiamaani mul aga ei ole väga CD-värk meeldinud. Meil on CD padjapüürid päris ammu aega. 2 aastat äkki on minul olnud.
ja noh, selles mõttes me ostsime mõlemale, aga ainult mina kasutan neid. Hans ei taha. Teine asi, mis meil on mingi voucher, on siis see, me ostsime mulle telefoni, me saime 70 voucheri, nii et me läheme ostame Harvey Normanist meile uue mikrofonid telefoni jaoks siis, mis me saame kinkikaardiga, ma saan aru, et meil läheb raha ülegi, nii et lähen vaatame, mis me lahedat veel sealt saame. Tahtsime Alexat uut osta, aga nüüd ma saan aru, et sa tellisid uue hoopis meile selle mingi, sa tellisid? Tellisin jah, Echo Show 5. Ma arvan, et sa pead kõvemalt natuke rääkima. Tellisin Echo Show 5. Nii et, mis see on, kui inimesed ei tea? Kõlar ekraaniga. Sõnaga, meil tuleb kööki siis ekraaniga kõlar, aga selle point oli see, et ma saan seda retsepte vaadata, on ju? Jah. Jah, et nagu siuke ongi ilma või kella või kui sul taimer on, kohe palju taimer on. Köögi selle asja jaoks siis nii-öelda, sest me elasime Annie Pauli juures, siis seal oli ülihea, et sul jäigi nagu muusika mängis samast kohast ja samal ajal oli sul suur ekraan ees, kus kohas oli retsept kogu aeg olemas. Et ei pidanud telefonist otsima. Just nii. Nii et nüüd meil on see, nii et ma ei teagi, mis me seda Harvey Normanist siis veel oma voucheri ees saame. No mõtleme ringi, mis Vaatame. pakutakse. Äkki on mingi clearance stiili. Oh, kui nunnu. Ei, me võiks ikka siit midagi vajalikku osta. Kui lahe. Aga see ei ole vajalik asi. Need on ka hästi ilusad. Mulle meeldivad need kuldsed äärad. Hi! Good. Siin on või? Vana hea, ma ei tea. $200. $200 või? See voodipesu, või? Mis see on siis? See on tekikott ja paljapüürid. Okei, ja see on cotton. Noh, meil on siukene olemas kodus. Linane on hea, aga no meil on linane ka olemas kodus ju. Nagu see on päris lahe. Kööki. No mis sa teada said? Kõik on 30% Ära tule nii alla ja lahedale. kui tuled memberiks liitud ka, siis saad veel lisaks 10% alla, nii et võib saab nagu 40% alla kõigepealt. Ma ei teagi, mis mul kõike siit vaja on. Siis lähen vaatame mingid korralikke rätikuid või midagi, siis mida meil päriselt nagu vaja võiks olla. Kuule, aga mingit sukest asja vaata. Ei, meil ei ole randa. Ei raatsi kunagi osta. Aga meil ei ole randa praegu, me ostame 2 aasta pärast need. Mõttes välja, või noh, tegelikult me enne korra rääkisime. Rätik. No meil on korralik linane voodipesu olemas, meil on, ma ei tea, küünlad, värgid, särgid, neid nagu otseselt pole vaja. Kuigi see pleed mulle väga meeldis. Mida meil ei ole, on ju tegelikult need kallid nagu korralikud linased rätikud, mida ma ei ole raatsinud osta, sest, aga ma olen kuulnud hästi palju, et kui mäletad enne keegi rääkis ka või? Mida sa jaurad? Rätikut on vaja. Meil rätikut või nagu meil ei ole vaja, aga me võiks osta korraliku linase rätiku. Ma olen kuulnud, et need pidid jube head olema. Mis siin nii erilist siis nagu, miks see parem on kui need teised rätikud? Jah, ei lähe nii karedaks kohe. Jah, ja ta peaks vist nagu kohe ära kuivatama suvata. Ma vesisin ära. Mina tegin oma pakkumise ära juba 2 rätikut, 1 pleed. Mina arvan, võtame selle. See on hea. Ma arvan ka, aga mulle lihtsalt nii väga meeldib see. Aga ta ei ole mõnus. Raske see on. No, see on kvaliteetne. Ja see on võitja. Võtsime sükse pleedi. Kohe alguses see ikkagi on meile silma. Ja silmad on siuke mõnus raske materjal. Ja siis mõtlesime, et võiks ikkagi võtta uued kvaliteetsed rätikud ka. Siuksed rohelised rätikud otsustasime. Need on meie elu esimesed, ma ei tea, enne on ka mingid cotton-rätikud või midagi olnud, aga need on need fancy mingid kallid rätikud, ma ei tea. Räägime hindadest ka või? Räägime. See oli $100 ja praegu Black Friday'ga siis vist saame 40% alla, nii et $60. Ja rätikud olid siis $45 tükk, mis on siis, ma ei tea, saame mingi veits alla 30 äkki või? Aga mis need ei ole kallid rätikud ju? Kokku läheb meil $115. Meie niimoodi kasutasime ära oma kihlakingituse. Jah, meie kihlusi kingitus rätikud. Ongi vanad inimesed olemegi, vaata. Ei tulnud ostma mingid träni, mingid küünlaid või mingid süks lahedad asju. Me tuleme saame mõistlik peab olema. Nii et lähme maksame ära. No nii, oleme nüüd otsapidi Harvey Normanis. Siin on väga-väga palju inimesi. Ja Ants vaatab oma
kõlareid ja ma lähen vaatan siis clearance asju, sest mitte kõlareid, vaid neid mikrofone. Ma lähen vaatan siia clearance letti, sest meil on raha üle jääb. Me peame midagi veel ostma, nii et vaata, mis panevad on. Mul on neid klappe tegelikult vaja. Vaata, siin on neid klappe. Nii, me leidsin paar lahedat asja, selle ja selle. Nii et ma lähen näitan Hansule, vaatame, mis nägu teeb. No ma ütlesin, mul on vaja ujumiseks neid klappe. Need on eraldi meil Open Swim. Aga mis need teised olid siis? Nendel on mis mikrofon ka, et... Sa võid mu prillid siin? No las nad olla seal. Okei. Brenda katsetab ujumise kõrvaklappe. Ma ei tea, kas see oli kuskil vlogis ka, kus ma rääkisin sulle nendest, vist mitte. Et jah, need on siis läbi luu mängivad muusikat. Nii veider. Aga kuuled hästi? Jaa, aga tegelikult on ju mul siin kõrva juures, et ta ei mängi läbi luu ju. Ta mängib läbi luu, ta vibreerib luud ja siis sellega koos vibreerib sul kõrvakiles, siis sa kuuled. Ülihaige, aga ma kuulen mus päris hästi. Et jah. Ma saaks podcast'e kuulata, kui ma ujumas käin. Nüüd see väriseb rõve, pane vaiksemaks. Nii et meil on keeruline otsus, meil on rahad, peame ära raiskama. Meil on 40 taala üle, aga kõik asjad, mis me osta tahame, on sellised, et me praegu ei osta neid, et need kõrvaklapid on ja peame veits uurima nende kohta, mida iganes. Siis meil on 40 taala üle ja me lihtsalt oleme tund aega siin olnud. Ja siis nüüd on 2 varianti, kas me võtame akupanga, mida meil tegelikult on väga mitu, aga akupangad alati. Akupank kulub alati ära, see on minu point. Jah, meil on neid palju. Või siis ma võtan endale Quessi telefoni vahed. Jõuluvingiks. Et ma ei suuda otsustada, kumba võtta. Me võime teha lotot, kui tahad. No. Nii, Tavaliselt lotoga saab teada, mida sa tegelikult osta tahad. Pane silmad kinni. Nii, ma tean, et siin on see. Ei, ma teistele näitan, et see on number 1 ja see on number 2. Nii, et nüüd Brenda peab ütlema, kas 1 või 2. Ma arvan, et see on 1 ja 2, tegelikult ma ei tea. Nii et Brenda, tuletan meelde teile. See on 1 ja see on number 2. Nii, Brenda, kumma sa võtad? 1. 1. Selle said? Selle võitsid või? Jah. Ma panen selle ära siis. Oleme otsapidi Aldis ja ma korraks vaatan siin, need on siis Austraalia bonbonid, mis pannakse Austraalias jõuludel lauale ja eks te siis näete, mis nendega tehakse meie jõulublogis. Aga ühesõnaga siin tulevad sees, see on mingi jama, tahaks midagi, mis siin sees nagu midagi normaalset on ja oleks nagu nunnu laua peale ka. See on siuke vintage, aga see on liiga siuke vene värk. Ühesõnaga, siin ei ole midagi, mis mulle väga meeldiks. Aga neid bonbonne on kindlasti vaja, sest see on Austraalia värk. Peavad olema laual. Aja. Nad näevad nii head välja, et ma tahaks neid praegu süüa. Aga paneme need, ma ei tea. Mis see Hans võttis sealt? Mis ta pani? Mis ta pidi? Hans, sa panid sinna korvi? Mina? Jah. Millal? Ma nägin, sa panid siit. Ma pakun, et sa panid neid korvi. Kuule, piparkoogi need, Hans. Võtame neid. Saad pepernüsset või? Pepernüsset, jah. Need on head piparkoogi maitsega. Tead, mis mina arvan, et sina tahad või? No. Seda. Jaa, ma tahan tegelikult. Ma teadsin. Jõulul sa alati tahad seda. Aitäh, seda ma tõesti tahan. Palun. Täna meil Hans piiksuta ja mina seisan. Ma olen täna Hansu rollis. Ainult, et ma teen lisa asja. Ma hoian telefoni. Muidu Hans tavaliselt hoiab seda käru niimoodi siit, kui me kassas oleme. On nii või? Avastu laim, ma ütlen selle peale. Aga sa pärast tassid kotte, nii et see on fine. Nii et täna teist sina võttis pärast näha. Ei, käru tassib. Jõudsime poest koju ja nüüd hakkame asju lahti pakkima. Ja tegelikult ei olegi mõtet teha teile seda, mis me ostsime, sellepärast, et poes sai kõik suht näidatud, et siin on mingid kotid. Siin on teisel kohas on mingid kotid ja ma teen küünlad valmis, nii et ma näitan teile seda hoopis. Ja siin puu all juba tegelikult on nagu mingid kingitused asjad kokku visatud, aga tegelikult siin on mingid jõulustaffi, mis tulevad jõululaupäeval välja. Ja kuna me siis ossime omale selle kinkekaardi asjadest, need mingid pleedid värgid,
siis ma lihtsalt pakin need ära sinna jõulupuu alla, et jõuludel siis avame midagi, sest me leppisime kokku, et me ei tee kinke. Nii et võt, nagu omavahel. Nii, see küll ei ole jõuludega seotud, aga jõulushoppingu ajal ma selle ostsin, nii et see bubble teema on nüüd siin. Väga numpsu. Ja mõtlesin, et siia maja eest rosmariini põõsast võtan niisugused palju rosmariini oksi ja panen siia ja siis näeb niisugune nagu jõulupuu ja küünal kõrvuti välja. Ma arvan, et see on päris lahe. Aga eks ma siis näitan, kui ma seda tegema hakkan. Mul on kontor sassis, aga ma nüüd siis panen siia asjad, mis meil on jõulupaki sisse ostetud. Trühvliõli, siis hot chili honey, ülihea. Nii, Maldoni sool. Ja siukese kotikese sisse läheb see arvatavasti, kes vaatab. Nii, ja nüüd siin on see vein, et Hans võib ise oma veinikest tutvustada. Mis ta paki sisse valis? Kuna Varra Shiraz pidi väga hea vein olema. Ise ei ole veel tegelikult maitsenud, aga olen kuulnud väga palju positiivset selle osas ja see on üks siis veinidest, mida ma tellisin terve kastiga jõuludeks ka. Nii et anname kõigile ka. Me oleme selle sama Dewitt ja Moori Limestone Coast'i Cabernet Sauvignoni joonud, mis on väga-väga hea ja see peaks olema veel parem, nii et proovime ära. Ja põhimõtteliselt, ma veel sulatan siin midagi, mul on siis Clear Quartz, mis puhastab kodupuhastaja. Arvestame soole natukene vahela juppi. Mida? Pani pausid ja tead, panid ära see käima. Mul juba käib. Nii, ja selle ma seon siia ümber. Ühesõnaga, ma tahan seda kuidagi ilusamini panna, aga siin siis põhimõtteliselt see mõte loeb, on ju. Mäletate, need pidid tulema pruunid, aga tulid hoopis sellist värvi. Nii et mis seal ikka. Siia tuleb see Clear Quartz ja see lõhnab, issand. See reaalselt lõhnab nagu ginger ja vanilja. Ja siis siin on siuke väike tekst. Ma tegelikult tahaks, et ta ripuks siin niimoodi üleval. Ehk siis see küünal peaks olema nii. Siis ütleme, et siin ongi need erinevad kingitused, et ütleme, et üks pakk olekski see küünal. Kaart. Väike jõuluehe. Ja jõuluehtega oli see, et kui me leiame kuskilt korralikud, normaalsed, mitte plasmassist jõuluehted, et siis me võtame selle point, siis oli see, et tegelikult iga aasta, kui sa võtad oma need jõuluehted välja, siis Austraalias on kombeks, Eestis vist on see, et sul on mingi värvikamma, on ju. Või väga paljudes kodudes on see väga modernne, esteetlik, bla, et sul on nagu punane ja roheline, okei, need värvid tegelikult ei käi kokku, aga ma ei tea, hõbedane ja sinine näiteks on ju. Ja et sul ei ole mingisuguseid teistsuguseid üksikuid kujusid, siis Aussis on väga kombeks see, et sul on mingi üks põder, teine mingi mõmi, mis iganes. Et siis ongi see, et siin nagu kingitakse selliseid asju üksteisele, see on siuke Austraalia värk. Ja siis me mõtlesime, et see on päris nagu, et kui me leiame korralikud, mitte mingi plasmassüünid, et siis me paneme need ka paki sisse, et siis endal on küll see, et kuna iga aasta meile mingid inimesed on kinkinud neid, et siis iga kord, kui tegelikult november või oktoober kätte jõuab, kui me hakkame kuus kehtima ja kui ma kuusele neid asju panen, siis tegelikult mul tuleb meelde, et see on ju selle inimese kingitud, nii tore, nii nunnu ta ise vist tegi, on ja osad inimesed handmade ja teeb. Osad inimesed on käsitööna teinud neid asju. Nii et see sai siis sellel põhjusel siia pakki. Nüüd ma olen tegelikult põhimõtteliselt 24. detsembrini iga päev poes tööl ja meil Katriin Monteeria just kirjutas, et meil vist mingid videod olid kaduma läinud või midagi ja ma mõtlesin, et ma tegelikult ei ole näidanud teile jõulutuuri või seda poetuuri. Ja enne kui ma hakkan siin neid veebipoe tellimusi ja asju pakkima ja tegema, siis ma mõtlesin, ma teen selle video ära, sest muidu see video jääbki tegemata. Nii et ma kohe näitan siis, milline meie jõulu pop-up pood välja näeb.
see siin on siis vaateaken. Keegi kõik virvendab, ma ei saa kahjuks sinna midagi teha. Väga jõululik minu meelest, ma olen väga rahul oma vaateaknaga. Siit on näha tervet poodi, aga ma näitan siis niimoodi. Ainult 17 päeva on meil minna, eks ole. Siin on meil suur jõululoos, kõigile väga meeldib see. Ma ei tea, mis teema sellega on, et lisaks ehetele kõik tahavad osta mult neid asju, mille peale asjad on, seda taheti. Ja need jewelry boxid on põhiteema, mis inimesed on mingi. Oh my god, kus sa said, ma tahan ka. Kas sa müüd? Aga ma ei müü neid. Ja see siin on siis see puu, millest ma rääkisin mingis vlogis vist. Ja ütlesin, et ma panen pärlid sinna niimoodi rippuma, nii et need ongi nagu jõulukuulikesed. Ja siin on 2 erinevat varianti ja need on minu bestsellerid ka. Põhimõtteliselt, kui ennem oli pigem nagu vähem asju, minimalistlikum ja nii edasi, siis jõuludel ma lähenesin sellega, et jõulud on küllus. Peab külluses olema, nii et siis siin pigem on neid asju väljas. See minu meelest väga nupsu. Nii, ja siis siit tulevad riiulid. Mu üks lemmikuid on see. Ja vist see ei olnud mul üldse plaanis, aga see tuli mega lahe välja minu meelest, kuidas need kingitused siin puu all istuvad. Ja siis siin on väike jõulukollektsioon, see on see, mis austraallastele väga meeldib, kuusekesed, sellised kuuseteemalised kõrvarõngad. Ja veinised on mul siin igal juhul. Siin meeste riiulil otseselt jõuludega midagi mul ei ole. Ja siis mul on siuke kuusekuu siin.